Tere õhtust, head inimesed! Mina olen Eva Esse ja täna õhtul tähistame üht olulist tähtpäeva Eesti lähiajaloos. Mul on hea meel, et olete sel pühal hetkel just meie seltsis. Olgu siis koduste telekate ees või siinsamas meie väsimatus võltspublikus. Mis olulist tähtpäeva me siis nüüd tähistame? Kas 80 aastat kolmnurkse piimapaki leiutamisest? 50 aastat Mart Helme toimetatud kommunistliku partei manifesti ilmumisest? Või 10 päeva Rannamaja seidi solvumisest? Oh ei, sel aastal möödub täpselt 15 aastat päevast, mil Reformierakond lubas Eesti 15 aastaga 5 Euroopa jõukama riigi hulka viia. Head Eesti inimesed, teie abiga oleme juhtinud Eesti ühe suurema majanduskasvuni Euroopas. Kuid ma tean, me suudame ja väärime paremat. Pane! Kas tahaksite paremini elada ja teenida 40 000 krooni kuus, nagu teenib keskmine soomlane? Kas tahate iirlaste kombel unustada aja ja rahamured, kui peresse on sündimas veel üks laps? Kas väärite praegusest 5 korda suuremat pensionit, nagu makstakse eakatele Rootsis? Reformierakond teab, kuidas selleni jõuda. Me teame, kuidas muuta elu paremaks kõigil. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Parem Eesti kõigile. Reformierakond. Just nii. Täpselt 15 aastat on möödunud lubadusest, mille paikapidavust saab mõõta 15 aasta möödudes. Ehk praegu. Ja mida me näeme? Andrus Ansipi prohvetlik ettekuulutus on tõeks osutunud. Eesti ei ole mitte pelgalt Euroopa, vaid terve maailma jõukaim riik. Midagi on meil nimelt rohkem kui üheski teises maailma riigis ja see on koroonaviirusesse nakatunud inimesed 100 000 elaniku kohta. Eestist on saanud planeedi kardetuim COVID-i pesa. Ja kui uskuda Eesti turismifirmade liidu president Tiit Pruulit, kutsutakse meie ilusa loodusega isamaad väikeseks haigeks paariariigiks. Kuidas on see võimalik? Kuidas sai edukast e-riigist kardetud veeriik, kuhu ükski inimene tulla ei julge? Miks haaravad soomlased gaasimaski järele, kui nad silmapiiril Tallinki laeva näevad? Miks on nii, et lätlased ja leedukad, kellest eestlane on end alati paremaks pidanud, nüüd ühtäkki oma abi pakuvad? Miks rõõmustavad venelaselt avalikult selle üle, et Skordski on keegi veel saamatum kui nemad? Ja miks see keegi just eestlane peab olema? Nendele küsimustele me täna vastuseid otsimegi. Ja alustada tuleb, nagu ikka, ajaloost. Õnneks mitte kuigi kaugest, sest COVID-19 ületas Eesti riigipiiri esmakordselt 2020. aastal. Uudishimuliku turistina liikus ta Tallinna vanalinnas ja püüdis selgusele jõuda, mis sorti rahvaga tal tegemist on, kas aruka ja ettevaatliku või hulljulge ja kergekäelisega. COVIDi esimene mulje kaldus pigem arukuse ja ettevaatlikkuse suunas. Eestlane suhtus eelmise aasta kevadel viirusesse tõsiselt, tänavad olid tühjad ja inimesed hoidsid distantsi. Ei jäänudki COVIDil muud üle kui Ameerikasse lennata, kus teda hoopis sõbralikumalt meelestatud inimesed ootasid. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. In the name of Jesus, we thank you. COVID leidis Ameerikas tänuliku publiku ja mõne kuuga oli USA põlvili maas. Siis hakkasid COVIDi kõrvu jõudma ka kuuldused, et Eestis ei peeta teda mitte miskiks. Siin räägiti, et COVIDit polevat olemaski ja jutud maailma laastavast viirusest on kõik üks suur väljamõeldis. Ja see ajas COVIDi marru. Ma teile alles näitan, sajatas COVID vihaselt ja lendas Eestisse tagasi. Talle avanes siin uskumatu vaatepilt. Maske ei kandnud keegi. Inimesed pidasid pidusid ja meeleolu oli pehmelt öeldes COVIDi kartsmatu.
Covid ei uskunud oma silmi ja asus viivitamatult tööle, mis oli seda lihtsam, et ka Eesti valitsus ilmutas enneolematut Covidi kartmatust. Ministrid kinnitasid üksteise võidu, et uueks võimalikuks laineks ollakse siin valmis ja kevade kordumist ei ole vaja karta. No me oleme tegelikult ju märksa targemad kui kevadel. Me teame rohkem haiguse kohta, me teame rohkem ravi kohta. Meil on testimise võimekus suurem, meil on isikukaitsevahendite varud kordades suuremad kui toona olid. Ehk kindlasti on ühiskond tervikuna teadlikum. Meil on teatud mobiilirakendus hoia täiendava abimeetmena taritusel ehk me oleme paremini valmis. Covid itsitas pihku ja asus tööle. Ta nakatas inimesi kus aga suutis ja võttis appi vabatahtlikke, kes Covidi töö lihtsamaks muutsid. Sa ka tead, et see koroonavärk on täielik fake. Viska see, mida siis on, mähe. Mõned inimesed käivad mähkmed on peas. Viska see mähe minema ja võta oma vabadust tagasi. Covidi abiliste ring ei piirdunud tavapäraste hüsteerikute ja paranoia teoreetikutega. Ootamatult sai Eesti maskivastase liikumise sümboliks õiguskantsler Ülle Madise, kes igal võimalusel maskide vastu sõna võttis. Kes tunneb, et tema õigusi on ülemääraselt piiratud, pöördugu halduskohtusse. Utsitas õiguskantsler maskivastaseid takka ja need võtsid ise hakanud epidemioloogi kuulda. Kaubanduskeskuses maski kandmises keeldunud inimesed kukkusid põhiseadust tsiteerima, kui neil paluti kaaskodanike suhtes hooliv olla. Ma olen selle maakera omanik. Maakera omanik olen. Ja need on rahvusvahelised dokumendid. Kehtivad. Kus nad kehtivad? Kehtivad üle kogu maailma. Ma ei allu mitte kellelegi ei allu. Ei allu mitte kellelegi. Palun võtke oma asjad ja väljuge avalikus ruumis. Kus kohal väljungi? Kõik head. Covid aga hõõrus kahju rõõmsalt käsi. Nii võimsate liitlastega oli tal palju lihtsam tegutseda. Seda enam, et appi tõttas ka alternatiivmeedia, mis kõiki võimalikke vandenõuteooriaid levitada aitas. Ja neid, see tähendab vandenõuteooriaid, usub uuringute kohaselt tervelt 47% Eesti elanikkonnast. Kus on 2 eestlast, seal on 3 viroloogi. Eestikeelne sotsiaalmeedia täitus kõige naeruväärsemate väidetega. Viirust pole kas olemas, ta on kellegi salakava plaan või pole tema vastu võimalik vaktsiiniga võidelda. Koroona on osa Bill Gatesi kurjast plaanist, mille eesmärk on võtta kontroll inimkonna üle, sisestades inimestesse kiibid ja lahendada ülerahvastatuse probleemid, kuulutasid 1000 Facebooki kontod. Koroona on biorelv, millega hiinlased ülejäänud maailma ründavad, teatas toonane rahandusminister Martin Helme, kui oli oma 2 nähtamatule sõbrale mõnu teinud. Koroona levib 5G mobiilside kaudu, kuulutasid kiire andmeside vastased ehk inimesed, kelle meelest oli viimane cool telefon Ericsson GH337. Koroonavaktsiin on tulnukate bioloogiline relv, hoiatasid lugematud eestikeelsed sotsiaalmeedia kontod. Marslaste plaan on pühkida maa pealt kõik, kes end pookida lasevad. Kõige kokkuvõtlikumalt iseloomustas Covidi teemalisi vandenõuteooriaid aga konstruktsioon, mille kohaselt on koroona taga globaalne eliit ehk niinimetatud reptiilid illuminaadid. Nende eesmärk on üleilmne suur riik, ühe valuuta ja ühiste relvajõududega. Selles riigis elab mikrokiibistatud inimkond, kes peab kõigis tegevustes järgima eliidi ettekirjutusi. See ei ole nali, head televaatajad. Eestis elabki päriselt tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes sellist jama tõsimeeli usuvad. Tehke oma arvuti lahti ja vaadake. Või ärge parem tehke. Sest Covidi Wi-Fi kaudu levimist ei ole veel piisavalt uuritud. Aga mida tegi valitsus? Hoidis pöidlaid ja palus taevast, et Covidil Eestis igav hakkaks ning kutsumata külaline kuhugi mujale shoppama sõidaks. Mis toobki
Muud tagasi Reformierakonna juurde, kes täpselt 15 aastat tagasi meid Euroopa jõukamate riikide hulka lubas viia. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Selle aasta jaanuaris juhtus midagi ootamatut. Nimelt võttis politsei vahi alla EKRE esimehe Martin Helme parema käe Kersti Krachti, kes suudab ka meditsiinilise maski tagant vaimudele hirmu nahka ajada. Krachti süüdistati raskekujulises kuritegevuses ja sellises olukorras ei saanud EKRE liikmed enam Stenbocki maja ustest karistamatult sisse-välja käia. Võim liikus sujuvalt tagasi Reformierakonna kätte ja Eestit hakkas juhtima niinimetatud päikesetõusu valitsus. Kaja Kallas vandenõuteooriaid ei usu. See-eest usub ta aga majanduse ülemlikkusesse. Inimesed peavad teenima majandust, mitte majandusinimesi, on neoliberaalid alati kuulutanud. Ja loomulikult uskusid Reformierakonna juhid oma sponsorite telefonikõnesid. Kui te riigi kinni keerate, jääb mul kasum teenimata. Nutsid võimupartei rahastajad ja Kajal hakkas neist hale. Päikesepiste valitsus lasi nii kõlõdvat koroonapiirangud täitsa vabaks ja tulemused ei lasknud end kaua oodata. No ja siin me nüüd siis oleme. Kohas, kuhu Andrus Ansip eestlased 15 aastat tagasi lubas tuua. Euroopa jõukamate riikide seas, kus jõukust COVID-i leviku järgi hinnatakse. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Kuidas edasi? Kas Eesti jääbki väikeseks haigeks paaririigiks või õnnestub meil siiski selle õudusunenäo eelsesse aega tagasi pöörduda? Seda hakkamegi kohe uurima. Ärge kuhugi kaduge.